Okei, hakkame siis pihta, et tere tulemast vaatama uut podcasti, mille teemaks on siis raha. Aga inimesed arvavad, et raha annab turvatunde ja rahu. Siis tegelikult raha, jah, annab meile võimalused, aga ka vastutuse. Nagu võiks selle kohta öelda, mida rohkem sul vara on, seda rohkem on sul ka vastutust. Nii et see raha teema on üks huvitav teema ja ütleme, nagu ma mainisin ka eelmises podcastis, et meid on õpetatud, et kui ma saan rikkaks, siis mul on kõik võimalused, siis mul on armastus, mul on kõik ja siis ma saan hakata elu nautima. Aga paraku on ikkagi see, kui sa leiad endas rahu ja sa ehitad selle rahu nii-öelda vundamendi peale oma tulevase elu või järgneva elu või mis iganes, kuidas siis seda öelda, siis hakkad alles looma elu, mis pakub sulle siis kõike, armastust, rahu, sest me tegelikult otsimegi kõik seda sisemist rahu. Aga millegipärast me arvame, et kui me saame, siis me oleme. Sa oled öelnud, et kui kohalolek puudub, siis suurem edu suurendab survet. Kas see tähendab seda, et inimesed alateadlikult pelgavad tegelikult vastutust? Jaa. Ja seal ongi hästi jälle kummaline paradoks, et ühesõnaga, mida rohkem ma tegutsen, seda edukamaks ma saan. Aga tegelikult oled sa kogu aeg siis lood endas suuremat pinget, kuigi jälle võib ju võtta seda, et kui sul projektid, asjad õnnestuvad, siis sa tunned ju seda nii-öelda, ütleme siis, sa oled midagi saavutanud, sa oled korda saatnud, sul on raha, sa saad omale lubada mingeid asju uusi, minna puhkama, et see on hea sihuke huvitav koht nagu, mida ma olen ise ka kogenud, et kuidas ma tahtsin nagu läbi tõestamisvajaduse siis tegelikult, loomulikult ma tahtsin saada tegijaks ja ma saingi tegijaks, aga selle taga oligi kõik tõestamisvajadus. Ja see on huvitav, et elu lubab meil kogeda asju. Ja nüüd ongi jälle see koht. Kas sa lood neid asju teadlikult, kergusega või läbi tõestamisvajaduse. Ja see tõestamisvajadus ongi hästi petlik, sellepärast, et kui sul tulemused tulevad, see tundubki, aga ma suudan, ma teen. Aga jah, seal on ikkagi lõppude lõpuks see, et mis koha pealt sa neid asju teed. See ongi see koht nüüd, et kas ma teen seda läbi kohalolu, läbi selguse või ma teen seda läbi tõestamisvajaduse. Läbi, ütleme, tõestamisvajaduse taga on, ütleme, ikkagi pingutus, eesmärk ja ütleme, meid on hästi palju õpetatud ühesõnaga eesmärke täitma. Mis ei kõlab ju täiesti normaalselt ju. Tulebki võtta endale eesmärgid ja need ellu viia.
aga seal ongi see, kas sa teed seda läbi kohalolu ja selguse või tõestamisvajaduse. See on väga-väga suur erinevus. Ja me kahjuks, meid on õpetatud asju tegema läbi tõestamisvajaduse. Siit tuleb ka veel see hästi, ütleme, kuna me korjame läbi elu endale siis igasuguseid erinevaid hinnanguid, uskumusi ja kogemusi. Mingid uskumused me võtame teistelt inimestelt, kuulame nende lugusi ja samas ka ütleme enda kohta igasuguseid hinnanguid, mis on ju ütleme kellegi hinnang. See ei ole sina, vaid see on tema hinnang sinu kohta. On see siis kus iganes, juba lapsepõlves, koolis, elus. Et kuidas me salvestame ja sellest me teimegi oma identiteedi, eriti varases sõnaga, just ütleme, kui mina noor olin, siis ju mäletan isegi juba lasteaias, kelleks sa tahad suures peast saada. Et siis oli igasugused, kes tahtis saada tuletõrjujaks, kes kosmonaudiks ja mis iganes on ju. Ja siis ma mäletan ka, kuidas ma olin lasteaias vanemate peale kuri. Kui nad viisid mind lasteaeda ja nad läksid tööle, siis ma mõtlesin, et miks mina ei või tööl käia. Ma tahan ka olla tegija. Ma tahan tööd, miks ma pean siin lasteaias olema? Ma tahan tööle minna, ma tahan raha teenida. Et need on nagu meil sellised huvitavad kohad. Et aga eks me peamegi kasvama, õppima ja kogema. Ja paraku ongi nüüd see, et me järjest rohkem hakkame endast eemalduma ja seadmagi mingisuguseid eesmärke läbi mingisuguste eeskujude. Aga sina oled sina. Ja kui sa tegelikult saad kontakti päriselt iseendaga, selle rahuga, oma kohaloluga, siis sa hakkad päriselt nägema oma andeid, mis tunduvad sulle nii lihtsad ja kerged, et see ei ole ju tõsiselt võetav, et see ei ole ju mingi asi, see on nii lihtne. Et nii ta on. Sa oled öelnud, et raha ei reguleeri närvisüsteemi. Aga samal ajal tegi küsimus, et miks see nii on ja miks siis raha ei too rahu, kui tegelikult tundub mingitel hetkedel, et ta toob ja reaalselt ka koged, kuidas võib-olla selline finantsiline stabiilsus toob selle lõdvestumise hetkesse versus see, kui sa konstantselt oled kogu aeg kõri kinni. Jaa, eks siin selles suhtes ongi see, ütleme, tundubki hästi loogiline, et raha annabki nagu turvatunde. Aga tegelikult, kui su sees on tegemata need triggerid, mis siin nagu kõige rohkem võtavad sul, ütleme, su energiat ja panevad siin nagu, ütleme siis, tegelikult me loome, kui sa hakkad nagu päriselt nägema oma mõtteid, märkama. Mida rohkem sa tuled kohalolusse, seda suurem selgus tekib sul ja sa hakkad reaalselt nagu märkama oma mõtteid. Ja siis sa saad aru, mida sa päriselt saad luua. Aga ütleme, nagu ma enne ütlesin, et tihtipeale annab elu meile võimaluse kogeda raha, edu, aga
see ei ole jääv. Ja kui sa, ütleme, oled kui su närvisüsteem on seotud rahaga, siis ütleme, iga raha muutus, ütleme jah, kui ta su, ütleme, pangakonto tõuseb, sa tunned jälle heaolu, sul on mõnus olla, dopamiin tõuseb, aga kui on, ütleme, mingisugune langus seal või ütleme, teed mingi investeeringu ja see investeering, ütleme, näiteks ma toon näite, kuidas mul üks tuttav müüs maha oma firma, sai 10 miljonites raha. Ja kuidas ta investeeris selle siis, mitte kõike, aga hakkas ühesõnaga börsil, nii-öelda pani raha börsile ja pani siis just USA. Esiteks ta ajakava läks täiesti sassi ja ütleme, et see tegelikult, see ei olnud nagu päris tema ala ja ta, ütleme, ta elu läks täiesti põrguks. Ja seal tekkiski see, et ütleme, loomulikult jälle mingi õige rahapaigutus toob sulle, vaatad, vau, kuidas ma teenisin praegult, aga samas on mingi alateadlik hirm kogu aeg. Aga kui see aktsia kukub, mis siis saab? Ja tegelikult ütleme, seal ongi, tekib jälle see, et sa võid nagu olla, tõesti, lähed järjest, siin on ju nii palju ka neid näiteid, kus on inimesed tegelenud siis aktsiatesse investeerimisega ja kus on täielikult põhja kukkunud ja kaotanud kõik, et selles suhtes raha on üks huvitav asi. Ta annab meile hästi palju võimalusi, aga samas tekitab ka väga palju pingeid. Kui sa oled seotud, kui sa oled just selles kinni, kui sa lood oma elu läbi raha. Ainuke asi, mis sul turvatunde annab, on sinu sisemine rahu. Ja nagu ma enne ütlesin, et kui su turvatunne on seotud reaalselt sellest rahanumbrist, siis see, kuna maailm on kogu aeg muutuses. Ja ütleme, kas või võtame praegult, kus on tulekul, ütleme, sõjad siin, nüüd ja veel, ütleme, see Lähis-Ida, siis ja pluss võtame nüüd siis, mis AI ja robotid toovad veel kaasa. Maailm on tegelikult tohutus muutumises. Ta on kogu aeg olnud, aga see, mis nagu praegult hakkab toimuma, see on nagu veel eriti suur. Ja nüüd, kui sul on, sinu turvatunne on seotud rahaga, siis ütleme, näiteks võtame kas või see, et nagu öeldakse, keskklass jääb väga palju ilma tööta. Inimesed, kes ütleme põhiliselt teevad tööd arvutiga, siis tegelikult tänapäeval ongi see, et lihtsalt AI võtab need asjad üle ja ütleme, kui su, ütleme, identiteet on seotud töö ja rahaga ja nüüd see kukub kokku, siis see kukubki kokku. Et selles suhtes kuna me elame muutuvas maailmas, siis raha ei saa anda sulle tegelikult päris turvatunnet. Et miks see on veel, et miks see raha ei anna seda turvatunnet, et ühesõnaga ongi see, et kui mul on, inimesed hästi palju seovadki seda, et kui mul on piisavalt raha, siis ma saan lubada endale ja ka väärtuslik. Et
ja see on kusjuures hästi palju, nagu ikka öeldakse, et kui sul on raha, siis sul on palju sõpru. Kui sul raha ei ole, siis need sõbrad kaovad. Miks see siis ei ole enam, aga ütleme tegelikult võtame selle, et ikkagi me otsime seda väärtust, eneseväärtust väljaspoolt ja me seomegi selle rahaga. Me ostame endale asju, saame lubada endale head elu, ilusaid asju, ilusaid reise, mis iganes. Ja siis tundubki, et elu on ilus, aga tegelikult sinu turvatunne tuleb sinu sisemisest rahust, kui su sees on rahu. Mitte asjadest ei tule, mitte pangakonto numbrist ei tule see rahu, vaid ikkagi sinu sisemisest rahust, kui su sees, kui sa ei vaja ühesõnaga seda väärtust väljaspoolt ja sa leiad selle enda seest, siis su elu hakkab kardinaalselt muutuma. Kas edukas mees võiks olla või võib olla sõltuvusest välisest kontrollist ja kuidas sellest kontrollist lahti lasta või sellest haardest nagu vabaneda? Ja, et jällegi ütleme siis raha ja et kuidas mõnele inimesele või noh, seda on tegelikult ju palju, et kui sul on palju raha, siis sul tekib nagu elu üle kontroll ja ka inimeste üle kontroll. Ja on ka kahjuks palju selliseid inimesi, kes kontrollivadki maailma läbi materiaalsuse ja teevadki. Aga sinna ma ei tahagi praegu nii sügavale minna, aga põhimõtteliselt jah, et ühesõnaga jällegi see on hästi petlik ja tegelikult see tunne, et mis inimesed, kes kogevad oma, ütleme, materiaalselt seda rikkust läbi raha ja läbi selle neil tekib tunne, et ühesõnaga ma olen nii võimas ja ma kontrollin asju. Ja ütleme, me näeme ka seda suhetes, kus on ühesõnaga eriti siis, kui see ilus suhe saab läbi ja hakatakse nagu seda vara jagama, siis on need sõnaga väga koledad. Ja tegelikult elu, mis tundus nagu väljaspoolt nagu hästi ilus, kus oli palju sõnaga materiaalselt rikkust ja inimesed said lubada endal, siis mingi hetk see kukub kokku ja võib minna väga-väga koledaks. Et see on üks asi, kus ütleme, kus just meestel on see, et kui nad saavutavad niisuguse ütleme rikkuse, siis nad kipuvad ka oma partnerit kontrollima. Aga jällegi, rikkus ei anna sulle seda sisemist rahu, mis on tõeline, vaid see, ütleks, ütleme Steve Jobsi, et nagu temagi ütles, et oma siis seal surivoodil, et vahet ei ole, millist kella sa kannad, et aega näitab ühtemoodi. Et tegelikult on kõik suke illusioon, et ma saan lubada endale neid ja neid asju. Ja ta tekitab jah sukse kontrolli illusiooni, aga seal tegelikult puudub see sügav rahu, mida me tegelikult otsime. Et raha või ütleme, kontroll annab sulle otsustamise ja ütleme, eladagi, võtta otsuseid vastu ja elada nagu ütleme sihukest head turvalist elu,
aga noh, see on jällegi see, et mingis mõttes ta on ju nagu loogiline, et loomulikult mul on vahendid, ma saan teha otsuseid ja ma nagu kontrollin. Aga ütleme, seda on jälle praegult ju väga hea näha, kuidas, võtame kas või praegult selle, kuidas inimesed, kes läksid Dubaisse puhkama. Ja no ma tean ka tuttavaid, kellel on, ütleme, palju raha. Aga nad on lõksus seal. Ja see raha ei anna sulle sellel hetkel mitte mingit võimu ega kontrolli. Sa oled lihtsalt. Nüüd pigem on see, kui sul, kas sa hakkad ühesõnaga, kui sa satud sellisesse kohta, et alguses nagu tundus, et sul on raha ja võim, aga kui sa satud nüüd sellisesse olukorda, kus sa ei kontrolli enam seda, siis sul sellest rahast ei ole mitte mingisugust kasu ju. Sa oled seal lõksus, sa ei saa sealt ära lennata, su kontroll on täielikult kadunud. Ja nüüd tekibki see, kuidas sa suudad jääda selles olukorras rahulikuks ja et sa ei genereeriks seal igasuguseid hirmumõtteid, mis võib juhtuda, mis mu varast võib saada, mis mu elust võib saada, vaid hoopis see, et saad aru, situatsioon on selline praegult. Kui sul on võime tulla kohalolusse, olla rahus, sa lihtsalt oledki, võtad selle selguse, mis hetkel on ja koged seda. Sa ei lähe paanikasse, aga ütleme, kui su elu on nagu, ütleme, üles ehitatud materiaalsusele ja see võibki anda sulle siis selle, et ma kontrollin kõike, siis noh, sellises situatsioonis sa tegelikult ei kontrolli ja seal võivad siuksed inimesed väga kergelt hoopis murduda ja tekitada endale veel sügavamaid paanikaid. Sa võid ka praegult kogeda, pane silmad kinni. Vaata, mis su kehas toimub praegult. Hinga rahulikult. Hoia suu kergelt avatud ja hinga, et kõht kergelt liiguks. Ja lihtsalt pane tähele, mis su kehas toimub praegult. Mis tunne su kehas on? Kas kuskil annab mingi koht märku endast? Ja kui annab, siis lihtsalt jälgi seda ja luba tal lihtsalt lahustuda. Keskendu ainult sellele tundele, mitte millegile muule. Ja hinga rahulikult läbi suu ja kõhuga. Noh, ütleme, me võime selle sisse tuua, et noh, näiteks praegult kuidas automüük. Noh, mida ma, noh, kuna mul tuttavaid nii palju on ju, et siis kuidas, ütleme, peale koroonat, kuidas automüük oli nagu väga hea. Mm-hmm. Ja nüüd me oleme jälle seal tänu selle automaksule ja pluss sellele, et inimesed hakkavad järjest töökohti kaotama. Siis, ja just see keskklass, siis praegult on näiteks ju Mersu pani reklaami 180 autot kohe laos saadav. Mm-hmm. Keegi ei osta. Ja nad on ju pool aastat tellivad ette autosid. Ja praegu on automüügist täielik katastroof. Mm-hmm. Et, ja nüüd ongi see,
kuidas ütleme, mis triggereid see su sees tekitab. Et raha kui trigger, et milliseid triggereid raha võib tekitada, siis et eriti jälle selles hetkelises situatsioonis, mis meil siin praegu toimub, siis jällegi, sa oled, ütleme, loonud võib-olla ülieduka äri ja kõik toimis väga hästi. Aga nüüd see koht, kus me täna oleme, siis mis triggereid see sinu sees käivitab? Et see on nagu, see oleks nagu praegu samamoodi nagu hästi hea tunnetada kehas. Sellepärast, et hetkel selles olukorras, kus me siin elame, ongi see, et kui sul varem võis olla headel aegadel, et vau, et mul läheb üli hästi. Ma teen otsuseid, ma tellin omale kaupa juurde, ma teen tooteid juurde, mul ostetakse, ma müün, raha tuleb, kõik on väga hästi. Aga nüüd on see olukord, kus me oleme sellises olukorras ja kõik on languses. Nagu ma varem ütlesin, et hästi palju keskklass kaotab tööd, ma ei taha üldse nagu siin teha mingit sükest paanikat, aga see lihtsalt on nii, siis ongi see, et sa tegelikult ei kontrolli ju seda, sul võib olla raha, aga sa ei kontrolli seda, mis turgudel toimub. Ja kui sul ostjad ära kaovad, siis ja sul on kohustused, siis mida need asjad sust tekitavad? Mis hirmusi, mis triggereid? Ja kui su, ütleme, identiteet on seotud, ütleme, siis selle rahanumbriga, su töökohaga, su ametinimetusega või ütleme siis su varalise positsiooniga või kui see sinu identiteet on kõik sellega seotud, siis ja see on muutumises, mida sa ei kontrolli, siis läheb see elu väga keeruliseks. Et siis tulevadki need triggerid ülesse, mida oleks vaja tegelikult siis kehast vabastada läbi need tunded. Aga jah, et mis sulle annab siis nagu see kohalolu ja selgus sellele hetkel, see ongi nagu hästi suur võti, et nende triggeritega see hävitabki, ütleme, su nii-öelda, võiks öeldagi, kuna kõik on kehas, siis ta hävitabki su keha. Et selle kohta võikski öelda ja et miks on hetkel ka nii palju haiguseid ja miks inimesed nii katki ongi see, et see materiaalne maailm on tegelikult kaoses. Ja nüüd ongi see, et kui su sees on see sisemine rahu, siis sa lihtsalt saad asju võtta rahulikult. See tundub, see võib kõlada küll, et et kuidas ma saan võtta rahulikult, aga kui su identiteet ei ole seotud selle rahanumbriga ja su, ütleme, asjadega, siis tegelikult sa saadki nagu vaadata seda selgusega ja lihtsalt teha neid asju, mida sa saad nagu teha sel hetkel, sellepärast et
see paanitsemine ja ütleme, nende mõtete ketramine viib ju tegelikult veel sügavamasse auku. Aga kui sa oled selles rahus ja selguses, siis sa lihtsalt saad aru, et okei, praegult on see situatsioon, mida ma saan kõige paremini selles antud situatsioonis teha. Et noh, loomulikult, eks me ju kõik mõtleme, et mida me saame antud hetkel paremini teha, aga see on nagu hästi suur vahe, kas sa teed seda, ütleme siis, hirmust või teed sa seda kohalolust ja rahuseisundist, selgusest. See on väga suur vahe. Et räägime veel siis sellest, et nagu enne käis see korra läbi, et kus on nagu ilusad suhted ja siis kui need suhted purunevad ja on lahutused, siis kui koledaks võib minna, et tegelikult see on ka üks väga oluline koht, kui suhe on üles ehitatud materiaalsusele, et on see siis, ütleme, loomulikult naine tunneb ennast rikka mehe kõrval hästi, tal on võimalused, mees võimaldab igasuguseid, naine tunneb ennast turvaliselt. Aga tegelikult jällegi see materiaalne turvalisus ei anna, ütleme, ma räägin sellest järgmises podcastis üldse rohkem sellest suhte teemal, aga noh, tegelikult naine tunnetab turvalisust mehe rahuseisundist. Kui mees on rahulik, siis naine tunnetab seal tegelikult seda turvatunnet. See, et raha loob turvatunde, siis see on jälle väga petlik ja noh, nagu ikka me näeme seda suhetest, et kui need ütleme, väga ilusad suured suhted lähevad katki ja siis pärast need lahutused nagu noh, on pärast väga koledad, siis tegelikult see on kõik üles ehitatud ju väga valedele asjadele. Et aga sellest räägime järgmises podcastis. Aga seniks sulle kõik head.